Nii, teen järgmise nädala ülevaate ja hakkame uudistest. Esmaspäeval midagi suurt meil ei paista, on ainukene punase kosta uudis on siis tulemas Saksamaalt eurole, IFO Business Climate, et muud olulist esmaspäeval ei paista. Edasi teisipäev, paistab siin Frankfurt London sessiooni ajal ühtegisugust olulist uudist ei ole, kõik olulised uudised jäävad siis New Yorgi sessiooni aega ja on siis tulemas erinevaid retail sales uudised ja PPI kuulõike põhine. Et tasub siis olla tähelepanelik New Yorgi sessiooni aegas, eriti kui kaubelda siis kas siis dollarina domineerivaid paare või siis dollari vastu. Edasi kolmapäeval on meil tulemas siis rohkem uudiseid. Austraalia uudiseid otseselt mind isiklikult ei puuduta, et mina sellel kellaajal magan. Ja järgmised olulised uudised jäävad järjekordselt siis New Yorgi sessiooni aega. On meil tulemas siis ehitusload, durable goods, jälle ehitusload ja siis töötusmäära uudised samamoodi. 4 nädala keskmine, et hästi palju punase kosta uudiseid siis dollarilt ja jäävad siis New Yorgi sessiooni aega. Et tasub siis olla siin teisipäev, kolmapäev hoolsam enda tehingutega, eriti New Yorgi sessiooni aegas. Neljapäev suht vaikne, Thanksgiving USA's, hea aeg teistel paaridel USA siis valuuta vastu teha oma liigutusi. Ja on meil siis siin Frankfurt ja Londoni sessiooni aegas Saksamaalt tulemas GFK Consumer Confidence Saksamaalt ja siis eurotsooni kohta on siis Euroopa Keskpanga Guindose kõne. Neljapäev suure tõenäoliselt tuleb siuke rahulikum päev. Kui just ei esine manipulatsiooni, siis võime näha midagi väga ekstreemset. Ja lõpetuseks reede. Reede peal on meil siis tulemas hästi palju uudiseid eurole. Ka siia päeva algusesse siis Šveitsi frangile. Hästi palju uudiseid tulemas eurole ja need siis põhilised on Saksamaalt, on siis erinevad Saksamaa regioonid, CPI uudised, et Saksamaa mõjutab siis euro liikumist väga palju. Ja USA dollari kohta meil ei ole siin ühtegi uudist, et jääb siis euro uudised domineerivaks siin reedesel päeval. Et reedene päev võib anda siis euro kauplemisel väga häid positsioone. Nii, aga vaatame graafikutele. Vaatame, kas saame selle nii liikusest ära. Dollari indeks siis liikus ootuspäraselt. Alla lükete toimunud, ikka kahe vahel tali. Alla lükete toimunud, seda siin siis, et mida sai potentsiaalselt oodata. Väike allatõmme toimus siin üleval pool, aga see on juba jätku liikumine. Ja toimus siis põhimõtteliselt meil sirgjooneline tõus. Ainult sirgjooneline tõus. Ja on meil turg maha jätnud siis nüüd siia uued alad. Laename siit kohe. Saame enda 1/4 tunni supply demand siia. Allpool meil ühtegi kasutamata ei ole. On meil siin. Ja üleval pool müügi supply demandi ka ei ole. On kõik kasutatud. Vaatame korra suuremat ajaraami. Et dollar on meil siis liikumas tõusu suunas. Ja siit on ootus, et dollar teeb siis veel enda liigutust ülesse poole. Kuna likviidsust üleval pool on veel kõvasti võtta. Jätkuvalt tõusu suund. Praegu veel seda bearish liikumist ehk allasuunda liikumist ei ole. Turustruktuur ka. Viimatine siis ikka tõusu suunaline. Siin võib turg jätkata enda liikumist ülesse või siis teha väikse alla tõmba. Et tuleva nädala minu prognoos ootus oleks siis see,
et kas turg teeb siukse alla tõmba, alla liikumise. Nii, venitame natuke nii. Või jätkame siit sammuselt kohe siis ülesse liikumist. Vaatame korra, zoomime välja, kas meil siin on ka vasakul mingisugust resistant ala. 4 tunni daily alad on meil seal. Siin on kõik meil kasutatud. Nii. Vaatame korra lähemale. Siit seda tippu peame siis vaatama. Et kas meil on siin siis 4 tunni alasid, mis võivad meile siis vastupanu signaali mõningast seisakut siin turul siis pakkuda. Nii, venitame need sinna poole. Niimoodi. Teeme nii saab kiiremini. Põmm. Et dollariindekselt ootaks siis liikumist veel ülesse poole. Et kas väikse tagasitõmbega või siis võime näha otse joones üles liikumist. Võib kujuneda ka midagi sükest, turg liigub ülesse, teeb alla tõmbe, jääb supply demand kasutamata ja jätkame siit liikumist. Kuid ma ei hakka seda eraldi välja joonistama. Sirgjoonel liikumine on siis üks ootus see. Kolmandana märgiks juurde, et kui turg tuleb, et võib teha ka niimoodi, võib ka siuke liikumine terve nädal liikumiseks meil siis kujuneda, kus liigume üles müügi supply demand'i, saame selle traktsiooni ja tuleme sihtima siia ostu supply demand'i. Et võib ka siuke stsenaarium siis välja kujuneda. Nii, GBP USD avastasin endal nädala sees ühe vea ka, mis ma siis siin nädala ülevaatuse käigus tegin. Ei ole inimesed perfektsed, ikka eksime. Ühesõnaga, et märkisin dollari indeksit liikumas ülesse ja märkisin ka siis ootusena GBP-d liikuma ülesse. Et see oli nagu vale märge, et juhtub ikka, eriti kui kiire veel on. Ja see ootuseks pidanud olema täitsa teistpidi, et sellest tulenevalt ka GBP, EUR, NZD, AUD, et põhimõtteliselt kõikid ootused on siis, oleks pidanud olema peegelpildis ehk alla poole, et need ootused olid natukene tagurpidi. Aga dollari indeksit ootame liikuma veel ülesse poole, GBP ootame samamoodi liikuma nüüd allapoole, veel edasi, sügavamale, kuid GBP võib teha ka tagasi tõmbe. Siin meil ühtegi kasutamata müügi supply demand ei ole. Nii, liigutame need siia poole. Ostu supply demandi ka ühtegi otseselt ei ole. Turg meil siia maha jättis müügi supply demandi. Reaktsioon on ka siit saadud. Võib juhtuda see, et saame uuesti siit samusest punktist saame reaktsiooni, et liigume kohe alla poole. Või võime tulla siis liikuda ülesse poole, ehk et see oleks siis see liikumine, mis on dollari indeksil see tagasitõmme, ehk dollari indeksil siis see osa. See oleks siis GBP-l see tõus. Et liigume ülesse ja siis toimub alla liikumine, ehk et dollari indeks liigub siis ülesse. Nii, aga siia 2 ootust peale, üks ootus see. Võime näha siukest liikumist ja siis alla. Või näeme siit otsejoones kohe alla kihutamist. Zoomime korra välja. Ja siin meil see suurem daily ala on sammusel lähedal. Vaatame korra sinna alasse sisse. Sinna lähemale, kas meil on ka 4 tunni supply demandi. Siin jalas ei ole. Piilume korra siia sellesse daily tsooni sisse, kas meil siin on 4 tunni supply demandi või mitte. Allapoole paista.
siin meil ka ühtegi fair value cap'i ei ole. Esimene niuke supply demand paistab meil siin vahemikus olema. See on siis 4 tunni ostu supply demand. Ja kas on ka meil kõrgemal siin veel? Siin ei ole, wikid on kohtunud, et ainukene ongi see siin. Nii, kerime niipidi, saame kiiremini. Niimoodi. Ja loistame selle siia otsa välja. Nii, nüüd on paigas. Ehk et GBP ootus on siis midagi taolist. Et kas siis liigume ülesse, ehk et dollarindeks liigub momendiks alla ja siis näeme kukkumist ja dollarindeks liigub ülesse või dollarindeks liigub siis kohe ülesse ja GBP liigub kohe otsejoones alla siia daily ja 4 tunni supply demand ala suunas. Nagu eelnevalt mainitud, siis ka euro prognoos oleks pidanud olema teistpidi, et sai märgitud siin ülespidi, aga see selleks juhtub ikka. Tähtis on see, et mida siis igapäevaselt me teeme graafikute taga. Et see oli lihtsalt pikk prognoos ja saab vaadata nüüd siis lühemalt nii. Siin on meil supply demand ja on ka meil üks supply demand siin, 4 tunni oma, mis on siis mõlemad kasutamata. Ostu poole pealt on meil siis siin daily 4 tunni supply demand allpool ja on ka siis 4 tunni oma siin allpool veel ja ootaks siis ka eurot veel langema allapoole. Siin võib siis ka 2 stsenaariumi, see oleks nii-öelda see dollari tõus, või tähendab langus ja siis muutub teistpidi tõusuks, ehk siis euro teeb väikse tõusu ja siis langeb. Võime näha sügavamat. Nii, ja teine variant on siis see, et tuleme siia supply demand'i sisse, haarame siit likviidsuse ja näeme siit siis tõusul liikumist. Võime tullagi siia allapoole, siis 4 tunni ja 4 tunni olema siin, et ka siia ära puutuda ja siis näeme tõusu. Nii. Edasi, NZ uuesti. Sama teema, mis siis GBP ja euriga. Nii, siia saab märkida uued alad peale. Nii. Ja rohkem allpool ei olegi. NZ uuesti on iseenesest huvitavas punktis. On ära kasutanud nüüd daily ja ka 4 tunni supply demandid. Kuid endiselt on siis downtrendi suunas ehk et languses. Vaatame korra daily pilti suuremalt. Ja meil see daily tsoon on päris suur. Vaatame, kas siin 4 tunni supply demandi vist allpool rohkem ei ole. Et üks on siin märgitud. Jah, sügavamal ei ole. NZ ootus siis oleks midagi taolist. Jätkame allapoole liikumist. Tuleme sügavamale daily alasse sisse. Eirame selle 4 tunni supply demandi. Järgmine ootus oleks siis midagi taolist, kus siis pöörame tõusule. Nii, sai korrektne. Jah. Nii, autõueste. Sama teema mis teistega. Oleks ja poleks pidanud olema siis peegelpildis. Nii, märgime siia ka peale. Kasutamata supply demand. Nii, siia vikini ilusti. Kõrgemal rohkem ühtegi ei ole. Kasutamata vähemalt. Siin on ka.
siia saame ka märki teha. Nii, 2 kasutamata supply demand'i üksteise peal. Ja oleme samamoodi siis jõudnud siia daily ja 4 tunni supply demand'i. Turg on just sisse siia puutunud. Mõlemasse siis. Ja on meil siin allpool ka üks 4 tunni supply demand veel kasutamata. Ehk et aud uuestel. Võime näha siis midagi taolist. Ja teise variandina miskit sellist. Siin ei ootaks, et turg seda augstataks, et pigem turg võtaks selle ära. Ehk et näha siis pöördumist. Nii, GBP NZD. GBP NZD-l sai siis ka märkida ootused välja. Kas langeme otse edasi, tulenevalt eelnevast sellest suurest langusest siis. Väike seisak siin oli, kus pullid tulid uuesti pilti. Et võib toimuda pöördumine, et oleme just siin supply demand'is sees olnud ka, siit reaktsiooni saanud. Edasi langust sirgjooneliselt ei toimunud. Teine ootus siin oli see, et jõuame siia supply demand'i. Saame siit reaktsiooni, jätkame alla liikumist. Reaktsioon tuli, aga see reaktsioon ei olnud piisavalt tugev, et murda siit seda põhja, ehk et see alla liikumine jäi ära. Kerge reaktsioon oli, väiksemal ajaraamil väga häid kauplemistingimusi. See olukord siin nagu võimaldas. Ja liikusime otsejoones ülesse. Kõrgemale veel. Nii. Purustades siis siin siseliikumise tipu. Et hind läks siin kõrgemale. Kuid struktuuri tipu veel murnud ei ole. Nii, ja siia saame märkida ka uued peale. See on kasutatud. Ainukene ostu supply demand siis siin. Nii, vaatame korra daily pilti. Oleme tõusujoones. Ilusti täitmine on siin toimunud. Siin on ka, oli daily supply demand ka siin 4 tunni sees. Turg ilusti täitis ära. Daily vaates on meil siin veel supply demand, kuhu turg jõudnud ei ole. Ehk et siin võib olla ka 2 stsenaariumi. Turg võib jätkata siit üles liikumist või näeme siit alla tulekut siia supply demand'i, kus on siis nii 4 tunni kui ka daily supply demand siin all otsas sees. Et võime näha ka siukest siis crash'i nii-öelda. Nii. GBP NZD ootus siis. Nii vaatame. Põhimõtteliselt double top. Oleks miskit taolist ühes suunas. Võime ka siit nii otse minna ülesse. Ja teine variant. Ootaks turgu siiski liikuma ülesse. Haarama siit tippude pealt likviidsuse ja siis tulema kolinale alla. Siia supply demand'i suunas. Need sellised ootused GBP NZD-le. Nii, GBP JPY. Ootus oli, et turg tuleks siia 4 tunni supply demand'i. Saaks siit nende reaktsiooni, mida ei toimunud. Otsest kukkumist ka allapoole toimunud. Toimus siin siis ka ülesse liikumine, suht sirgjooneline. Mis sobib väga hästi. Nii. Ja saame siia märkida ka küllaltki pisikene, kuid siiski ta on olemas. Ongi see ostu supply demand siin, mis on kasutamata. Ja kui supply demand'i ma enda reeglite järgi märgin, siis on ka meil siin. Nii, suur tipp on võetud.
korrektsiooni, siis nüüd vaadates siin selles osas korrektsiooni veel toimunud ei ole, siin ootaks korrektsiooni, enne kui turg läheb ülesse poole, võime näha ka siit otse üles liikumist, ehk et minnakse jahtima siit seda eelmist tippu, et sealt likviidsus ära võtta. Nii. Ühesõnaga sellised ootused, erinevad versioonid. Üks ootus oleks see, näeme siis sihukest liikumist. Võib toimuda ka siit otse alla liikumine. Ja teise versioonina näeme siit üles liikumist. Nii, nüüd läks pahasti. Nii, kustutame selle ära. Teise versioonina siis otse üles liikumine. Võime näha ka siis kerget alla tulekut. Ideaalis haarame siit likviidsuse. Näeme siit põrget ja siit siis ülesse. Nii. Põmm. Nii, uuesti JPY. Siin ei lootus ka see, et kas turg teeb nüüd pöörde alla või jätkame üles liikumist. Turg jätkas ilusti üles liikumist ilma selle alla tuleku jooksuta. Et väga-väga ilus ülesse kihutamine siin siis aset leidis. Nii, siit saame laenata ühe ala ja märkida välja siia kasutamatu supply demand'i. On ka meil siin ostu poole peal kasutamatu supply demand. Nii, ja rohkem ei paista. Vaatame korra suurt pilti. Daily vaadet dollari põhjal on meil veel ruumi põhjust üles minekuks. Kõvasti. Kuid meil on tegemata üks korrektsioon enam vähem isegi on 50% peale turg ilusti tulnud. Ehk et siin selles osas on turg tulnud 50% peale ja läinud ülesse. Kuid nüüd siit sellest liikumisest nüüd korrektsiooni ei ole toimunud, siin ootaks korrektsiooni tulema allapoole eelmise nii-öelda struktuuri tipu peale. Täpselt nagu toimus siin. Üles liikumine ja toimus siis korrektsioon. Põmm. Eelmise sisiliikumise struktuuri tipu peale. Siin toimus jälle üles liikumine, jälle korrektsioon eelmise struktuuri tipu peale. Et siin nüüd ootaks ka siis turgu tulema tagasi siia eelmise struktuuri tipu peale. Et ootaks korrektsiooni. Kuid siin võib juhtuda mitut erinevat versiooni. Võime näha sihukest asja, endiselt veel tõusu, või teise versioonina siis alla liikumist. Nii, kus meil see tipukene oli. Põmm. See nüüd ei pruugi siin ühe päevaga kindlasti juhtuda. Teise versioonina midagi sellist. Nii, uuesti käed. Uuesti käed siis täitis peaaegu kõik ootused, igasugused mustrid. Toimus ilusti üles liikumine, haarati likviidsus ja toimus allakukkumine. Küll mitte nii sügavale, kuid allakukkumine toimus. Ja teistpidiselt ka siis toimus allakukkumine. Päris siit supply demandist reaktsiooni ei tulnud. Võeti siit supply demandil likviidsus ära. Ehk et nii, markerid olnud. Ehk et siit põhja pealt võeti likviidsus ja ka siit. Ja täideti osaliselt ka siin seda fair value cap'i. Ja saada siit reaktsioon, liiguti ülesse. Ja ilusti siia siis 4 tunni supply demand'i, kus on ka ilus reaktsioon nüüd olnud, et näitab müüjate kohalalu siin alas, et võiks oodates survet allapoole. Mis võiks siis tähendada
dollari-indeksile ka langust, vaatame korra üle, mis me dollari-indeksile ennustasime, pigem tõusu, kuid võib ka pööre tulla. Ehk et uuesti CAD-il, ehk et uuesti CAD-il võib siis näha ka sarnast liikumist. Nii, saame siia panna ühe kasutamata supply demand'i. Aitab väike, selle tegelikult venitame siia maani. See oleks üks supply demand. Nii, ja teine siia. Müügi poole pealt siin supply demand ei ole. On alles siin üleval järgmised. Vaatame korra 4 tunni raames siia. Siin meil ka järgmine kasutamata on meil siin. Nii, päris kõrgel. Kuid vaadates ka siin kaugemalt pilti, siis uuesti CAD, et kõik on nii-öelda dollariga korrelatsioonis, dollar ka tõusulaines, uuesti CAD ka siin ilusti tõusulaines, teeb oma liikumise, siin on siseliikumine, murti välja, tagasi tõmme, eelmise tipu peale, murti välja, tagasi tõmme, eelmise tipu peale. Ja siin võiks oodata nüüd ka siis edasi murdumist, kui turg siis oma struktuuri ilusti jätkab, peab tagasi tõmmet, ootaks eelmise tipu peale, et kus siis jälle ideaalis tõusu. Et sama teema on siis ka olnud siin langusega, et kui turg siin langes, tuli välja murdumine, tagasi tõmme, eelmise tipu juurde siia, jälle välja murdumine, tagasi tõmme, siin tipp on küll või ütleme siis põhi on madalamas, sellegi poolest, jälle murdumine, tagasi tõmme ja senikaua turg jätkab selle mustrit, kuni murtakse see muster. Ja need on murtud, eelmine tipp oli siin ja siia tegi ka siis turg enda tagasi tõmbe ja jätkab jälle sama, et jälle tagasi tõmme eelmise tipule. Siin samamoodi tagasi tõmme eelmise tipule. Ehk et siit ootaks ka siis tagasi tõmmet eelmise tipule. Nii. Natuke turustruktuuri. Aga siin ka ootaks siis dollari indeksile. Vaadates, mis meil siin siis näitab. Nii. Tagasi tõmmet. Edasi minekut, siin väiksemas sisepildis siis, või näeme siit siis kohe ülesse minekut. Nii. Ehk et võime näha kohe ülesse minekut. Loomulikult võib meil toimuda siin selles alas sees ka, kus meil on siin siis daily ja 4 tunni ala. 4 tundi on meil kasutatud. Daily ala veel puutumata, et loomulikult võib meil siin alas ka toimuda siis pööre. Kuid me ei hakka seda siin eraldi välja märkima, et dollari indeksil küll on ta olemas. Nii, kuld, vaatame mis kuld meil on teinud. Kullale vahepeal viskasin pilku peale. Võiks öelda, et päris niisugune ehmatav mõnes mõttes oli, et seda ülestõusu allalangust otseselt toimunud, toimus teistpidine. Ja kuld liikus esialgu siin siis väga prognoosi kohaselt, nii nagu joonistada sai, et kõik need liikumised tegi ka siin enam täpselt selle joonistuse nii-öelda järgi. Ja oleme jäänud nüüd konsolideeruma siia, et miskit väga suurt on maailmas toimumas, mida me ei tea. Teevad ainult suured organisatsioonid ja suured riigipead. Ehk et soovitan, soovitan vaadata või uurida sihukese ettevõtte nagu BlackRock kohta ja sealt
nende tegevusi. Aga siin on ootus siis see, ootaks kulda nüüd tulema ülesse poole, ideaalis võiks siia supply demand'ini tulla. Et kuld võiks tulla meil sinna maale. Kas jätkab enda tõusu või näeme langust. Tõusu mõnes mõttes ootaksin niikuinii. Super oleks näha sihukest tõusu, kuid ma ei hakka seda nii kõrgele märkima. Ja teise variandina siis ootaksin langust. Ehk et eelmiste support resistant joonte juurde. Et sihukest kaks eri ootust, eri suunda. Vot, sellised ootused, selline nägemus minul tulevaks nädalaks, et kuhu poole ma ootan, vaatan, näen siis turgu liikumas. Ja et kus siis potentsiaalselt minna tehingutesse kaasa. Nii. 15 minuti peale ka väike pilt peale. Mida siit oodata? Nii. Vot, selline minu ootus. Vaatame, mida turg teeb, mis võimalus meile annab ja lähme püüame need kinni.